Räägitakse, et eksisteerib nagu kaks kallast armastuse ookeanis. Üks on igatsuse kallas ja teine on siis koos olemise kallas. Mõlemat on vaja kultiveerida, et kui see on nagu ninapidi koos, siis võib-olla tekib familiaarsus ja selline võib-olla teadmatusrutiin. Siis on vaja, et mõlematel on ka mingi oma elu, oma suhe Jumalaga, eluga, hobiga, sõpradega, eks ju. Siis saab nagu tunda, et mis tähendab ilma selle lähedase inimeseta, et siis hakkad nagu igatsema ja siis hindad, eks ju. See on selline vana reegel või nagu öeldakse ka, Krishna tõi ka näite, et kui inimene kogu elu vaene, eks ju, ta võib-olla kadestab rikkaid, aga ta tegelikult ei tea, mis tähendab rikas olla, tal ei ole seda kogemust. Või kes on nagu kogu aeg rikas, sünnib rikkana, ta ka nagu tema jaoks on elementaarne, okei, ma olen rikas võib-olla kellegi suhtes, aga ma olen kogu elu rikas olnud ja mul ei ole see nagu, ma ei mõtle eraldi selle peale või ei tunne nagu selle üle mingit rõõmu, selles mõttes ma ei hinda nagu seda nii. Aga kui sa oled nagu vaene ja saad rikkaks ja siis jääd jälle vaeseks, et siis tekibki see vibralamba või igatsus, et Jumal ütles ka oma karjatüdrukutele Krishna, eks ju, karjapoiss Krishna algses reaalsuses, algsetes nendes liilades mängudes, et näed, et sellepärast ma olengi nagu selles kategoorias, et oma pühendunutega, et mõnikord meil midagi juhtub, siis me ütleme, et arenenud inimesed mõtlevad, et Jumal tahab midagi öelda, mõnikord tahagi midagi öelda, see lihtsalt, et tekiks see igatsus, see püüdlus, see pühendumus nagu süveneks. Et siis sa nagu hindad, eks ju, kui vahepeal on nagu vähem või mingid jamad on, siis sa nagu püüdled rohkem, et see on selline, meil see üldiselt ei meeldi see, aga see on ikkagi selline sisse kirjutatud armastuse energiasse selline seadus. Nii et jah, ja siis on, et siis need sõbrad on ka meil, eks ju, et need sõprade kategooriad on ka hästi palju, et keelis seal ka pühakirjas kirjutatakse, et keeli on nagu mäng või mingid tegevused, mis me koos sooritame, need on juba sõbrad, eks ju, ütleme, ma läksin sulle koos Marjule, mängisin korvpalli, koos läksime reisile koos, koos sooritame mingeid tegevusi, siis sa oled juba nagu friend, sõber, eks ju. Aga siis järgmise kategooria sõber on tegelikult, ütleme, see esimese klassi sõber on selline, et ta nagu mingid jamad on, sul raske midagi, siis ta nagu ei huvita, nii kui see ühisvälja ei ole, kuhu kuskil ja mingi minu eraeluga lähen, seal ütlen tere, et me käisime koos Marjule, et kas sa saaksid kuulata, et mul on praegu raske aeg, sõber nagu, et kuule, anna andeks, aga ma ei saa arugi, võta ühe, mul praegu nagu kiire periood, eks. Aga ta on ikkagi sõber, tore, eks ju. Siis teine sõber on see, kes sinu valu ja sinu probleeme nagu mõistab. Et nagu saab aru, et et mul on ka olnud nii ja naha. Et see on juba vapšee, see on juba, see on kõva tase, need inimesed on juba nagu tarma tasemel või ütleme, et nagu vanemad on hästi armulikud, et kas mul on hea või halb, nad on ikkagi alati olemas, eks ju, hästi armulikud meie suhtes, eks ju, kuulavad ära ja saavad aru, et lapsel on halb või midagi, et seal, siis nad püüavad ka kuidagi nagu mõistavad seda, püüavad mõista seda, eks ju. Aga veel kõrgem tase on see, et kes saab aru, eks ju, et mõni saab aru, et sul on raske, aga ta ütleb, et väga oota siin, et ma tulen kohe tagasi, et mul on natuke jälle oma asjad. Et ta ei jää su kõrvale, aga eriti kõrgel tasemel on siis sõbrad, kes, eks ju, mõistavad su valu ja jäävad sinuga kõigis jamades, et nad nagu ei kaogi ära nagu. Muidu osad on nagu, et kui sul on nagu vara on palju, siis on nagu palju rikkad sõpru, aga järsku sul vara ei ole, siis automaatselt need, kes on nagu rikkad, need nagu kaovad sul suhtlusringkonnast ära, et need sõprade kategooriad on ka kihvt vaadata.